Mis on sinu hinge päris olemus ja kuidas kaksikute tõusumärk seda kirjeldab? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Ennem kui sa seda videot vaatad, ma soovitan kindlasti ära kuulata ka sissejuhatav video tõusumärkide kohta. Aga selles videos siis kaksikute tõusumärgist ja milline see hing siis päriselt on. Kaksikute tõusumärk peidab ennast sellist hinge, kes liigub pidevalt. Ja see on selline hing, kes otsib kogemusi, teadmisi, liikumisi, inimesi ja vastuseid. Kuid ta tegelikult ei otsi mitte seda maailma ja kontakti välise maailmaga, vaid ta põgeneb oma sisemise tühjuse eest. Nüüd intuitiivse astroloogia järgi võib kaksikute tõusumärk viidata sellisele inimesele, kelle hinge mineviku kogemus ehk kogemus eelmistest eludest on seotud siis sellega, et hing võib olla pealiskaudne, oma pidevas sellises rahutuses, liikumises, seal on ka natukene ärevam ja rahutum närvisüsteem. Tähelepanu otsimine, võrdlemine ja sellise nagu sisemise tähenduse puudumine ehk alateadlikult otsitakse seda sisemist täitumist. Ja selline hinge varasem kogemus ei lase selles elus justkui paigale jääda. Alguses see toimub kõik alateadlikult, sellepärast et tõusumärk kirjeldab meie alateadlikku poolt ja seda poolt, mida me endas tegelikult ei näe ja neid omadusi, mida me ei taha endas ka tunnistada. Aga tasapisi aja jooksul me peame hakkama neid ikkagi nägema. Nüüd, kuna see hing ei suuda jääda paigale ja see on siis seetõttu, et see vaikus võib muutuda lihtsalt väga ebamugavaks. Ja kui tekibki selline olukord või selline koht, kus mitte midagi uut ei toimu, siis hakatakse alateadlikult otsima jälle uut stimulatsiooni. Raske on taluda ka üksi olekut. Ehk kaksikute energia liigub väga kiiresti. Ühest mõttest teiseni, ühe inimese juurest teiseni, ühest ideest järgmise ideeni. Kuid sisimas tunneb ikkagi see inimene, et ta ei tea, kus on tema koht või kes ta siis ikkagi päriselt on. Ja nii naljakas, kui see ka ei ole, et ta ühelt poolt otsib seda kohta, aga tegelikult ta ka kardab seda, sest see on midagi, mida ta ei tea ja see on hirmutav. Alguses kogeb kaksikute tõusumärgiga inimene elu, justkui ta oleks selle elu kõrvaltvaataja. Ta vaatab või jälgib pidevalt teiste elu, lugusid, teiste kogemusi, aga ta ei jõua kuidagi sinna iseenda keskmesse. Ehk ta on justkui kogu aeg hõivatud teiste inimeste elude ja lugudega. Varju poolel, mis see vari on siin? Varju poolel võib avalduda rahutus, pealiskaudsus, keskendumisraskused ja selline sisemine tühjus, mis muudkui lükkab ja lükkab jälle mingi uue välise stimulatsiooni suunas, killustatus ja pidev vajadus edasi liikuda. Et üks tegevus tundub, et on juba ammendunud, siis jälle uue tegevuse juurde liikumine. Ja mõnikord võib tunduda, et inimene justkui mängibki erinevaid rolle, et tal on nii palju rolle selles elus ja sõltub siis parasjagu, kellega ta koos on, et millist rolli ta parasjagu siis etendab. Sest ühelt poolt on tegemist hingega, kes kohaneb väga kiiresti, väga hea kohaneja, ta oskab väga hästi suhelda, ta võib tunduda tark, selline huvitav, särav, aga sisemuses on sellel inimesel endal ikkagi kogu aeg see küsimus, aga kes ma olen,
ka siis, kui ma ei ole enam mitte üheski rollis ja mis on siis see minu koht. Esoteerilises mõttes kannab see hing sageli sellist minevikku, kus tema väärtus sõltus teiste tähelepanust, kiitusest, teiste reaktsioonidest või sellest tõesti, et kui vajalik ja huvitav ta teiste jaoks paistis või tundus. Ja kui nüüd kaob ära see väline tähelepanu sellele inimesele, siis tekib tunneb või tekib jõuliselt ülesse see tunne, see sisemine tühjus. Ja see tunne, et inimene ei ole justkui päriselt oluline ja see on nii ebamugav, ehk kui seda nüüd mitte teadvustada, aktsepteerida, siis tõenäoliselt inimene läheb otsima jälle mingisugust uut välist stimulatsiooni. Ja kaksikute tõusumärgiga hing otsibki teadmisi, suhtlemist ja liikumist ja ta võib lõputult ennast ümber defineerida. Kuid selle hinge areng ei seisne tegelikult lõputus sellises jutukuses, pealiskaudsuses, ka liikumises, sellises pidevas liikumises, vaid selle hinge õppetund on jääda piisavalt kauaks siis kohale, et kohtuda iseendaga, ühesõnaga jääda paigale. Ja kaksikute kõrgem potentsiaal ei ole see jutukus, vaid teadlikkus. Ja seal on võime ühendada mõistus ja hing, teadmised ja tarkus, liikumine ja kohalolu ehk tasakaal luua nende teemade vahel. Nüüd, kui see hing lõpetab pideva põgenemise välisesse maailma, siis võib avaneda temas kõige ilusam kvaliteet ja sel juhul hakkab inimesest välja paistma selline elav intelligentsus, avatus, inspireeriv suhtlemisoskus, kerge ja liikuv meel ning võime tuua inimesteni teadmisi, mis puudutavad inimesi väga sügavalt, mis ei ole pealiskaudsed. Ehk inimene õpib siis selle tõusumärgiga leidma tähendust iseenda sees ja viima sügavat teadmist teiste inimesteni, mis puudutab inimesi väga sügaval moel. Sellised mõtted sulle kaksikute tõusumärgiga hingest ja varjupoolest. Kui sulle video meeldis, pane like, telli kanal, olen sulle väga tänulik ja näeme juba järgmises videos.